Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad. Tere, Tõnu Õnnepalu. Tere. Taaskord stuudios. Tõnu, esiteks, palju õnne, sul on homme sünnipäev. No siis on vist vara soovida väga, aitäh. Räägitakse, et sünnipäevad on ainult lastele ja naistele. Kuidas sina enda sünnipäeva tähistad? Mina tähistan homme tänaval ennast müües. selline plaan on, jah. Kirjanike tänaval siis? Kirjandustänaval, jah. Kirjandustänaval. Õhtupäike väikestel majadel on sinu viimase raamatu pealkiri. Kas sa oled rohkem õhtu või hommiku inimene? No vist ikka hommiku. Kas sa oled rohkem maja või korteri inimene? Vaat see on nüüd hea küsimus. Seal raamatus ma mäletan, ma kirjutasin, et ma oskan elada ainult majas. Korteris ei oska. Aga nüüd on läinud elu nii, et ma elan korteris ja ma elan lausa 2 korteris. Aha. Ja ma olen väga rahul. Mulle väga meeldib see korteri elu hetkel. Miks sa 2 korteris elad? No lihtsalt üks on Tallinnas ja teine on Hiiumaal. Ma elasin kunagi... korraga 2 ei saa, jah. Ma elasin kunagi Ühikas ja siis oli toad niimoodi järjest ja siis mul tekkis tunne, et mis võib ka kortermaja puhul kehtida, et see on justkui selline üks suur elutuba, mis on eraldatud siis seintega, aga selles elutoas toimub väga palju erinevaid saatusi ja et kuidagi tekkis selline tunne, et nii veider, et minust ju ainult paari meetri kaugusel elatakse mingisugust täiesti teistsugust, seal on täiesti teised probleemid ja täiesti teistsugune asi on ju, aga kui teistsugune ta ikka olla saab? Jah, kui teistsugune see inimese elu saab olla. Aga eks need kortermajad on ka erinevad. Hiiumaal on hoopis teine vaib, seal ma loomulikult tean kõiki, kes seal elavad ja suhtlen ja seal on mul aed ja ühesõnaga see peaaegu ei olegi korteri elu. Aga siin ma küll ei tea neid inimesi ja veel peaaegu üldse ei tea. Mis rajoonis või linnaosas? Pelgurannas. Ja Stroomi rand on üks mu lemmikkohti Tallinnas, sest see on täiesti omaette universum. See on omaette universum ja see on mulle suur avastus, jah. Kogu see kant seal, ma olen täiesti sellest vaimustuses. Mul oli täpselt sama efekt, ma kolisin Tallinnasse 6 aastat tagasi ja siis esimene elukoht oli Pelgulinnas ja siis ma käisin hästi tihti Pelgurannas ja seal Stroomi rannas ja see on tõesti mulle meelde jäänud, et eriti suvel muidugi, kui seal on selline melu on ka. Jah. Siin raamatus jäi mulle meelde üks mõte, mis sa kirjutasid, et kui inimene on pikka aega üksinda juba mitu päeva, siis ega ta väga ei tahagi ennast kellelegi siis näidata, et kuidagi kaob ära rääkimisoskus ja enda näitamistahtmine, et sa kirjutasid, et siis lähevad justkui inimese haavad nagu lahti. Et ikkagi, kui teiste inimestega kokku saad, siis sa ikkagi pakid nad nii-öelda kokku ära ja jätad sellise sileda pinna, on ju? No jah, ikka mask on ees. Niimoodi ühiskonnas liikudes, jah. Aga kas siis üldse sinu arvates on võimalik jääda iseendaks, jääda autentseks, kui sa oled koos kellegi teisega lõpuni? Ma ei tea, see autentsuse küsimus, see on natukene selline kunstlik võib-olla. Et need on lihtsalt erinevad olukorrad, kas nüüd erinevad minad, aga ütleme erinev, mis inimeses avaldub. Üks on, mis avaldub teisega või teistega koos, et ega see ei ole vähem ehtne. Ja see omaette, see on jälle üks omaette universum, et ja lõpuni nad ei saagi kattuda, jah, sest kõik, mis sa omaette oled ja mõtled, ega seda ju täielikult väljendada ei saa kellelegi, kedagi see huvitagi lõppude lõpuks ja teistpidi, ühesõnaga, aga ma kindlasti ei idealiseeriks kumbagi olukorda. Jah, ma olen ikkagi tahtnud alati mõelda vähemalt selles suunas, et kuidagi
on see justkui hea, kui inimene on kogu aeg ühtemoodi. Et siis ta on, ongi see autentne, on ju, siis ta on justkui aus, siis ta ei vaheta maske, ta ei ole mitmepalgeline, aga tegelikkuses on see ju niimoodi, et paratamatult sa oled isegi erinevate inimestega oled natuke teistsugune, sest te mõlemad ju oma suhtluse käigus natuke ikkagi kohandate ja nii-öelda kompate üksteist, on ju. No ja me kohaneme ikkagi teise inimesega ja olukorraga ja ise endaga peab ka aina kohanema. Eks ma ise valmista ka endale üllatusi. Ja ilmselt sellised üllatused, mis tõesti ise ennast panevad niimoodi ohkima ja puhkima, need tulevad ikkagi vist välja üksinduses peamiselt. Nojah, siis võib-olla tõesti sa oled nagu rohkem haavatav või ühesõnaga saad minna niimoodi üksi olles, hakkad mõtlema ühte asja, siis sa võid minna selles väga kaugele, kuhu, kui on mingisugune selline väline kontroll on kõrval, siis sa lihtsalt ei lähe ja sa võib-olla ka näed, et sa mõtled valesti. Aga üksi võib väga nagu kaugele valesti mõelda. Jah, keegi ei kutsu sind korrale. Keegi ei kutsu korrale, jah. Ja selles mõttes on muidugi head sõbrad on äärmiselt olulised, et kui sa ikka väga kraavi lähed omadega, siis nad tõmbavad sind tagasi nii-öelda. Jaa. Veel üks huvitav mõte, mis mul meelde jäi, oli see, et sa vaatasid enda kodu seintel veetud juhtmeid ja mõtlesid, et oli ikka viitsimist, et ma ise vedasin need juhtmed. Ja ma kuidagi tundsin väga ära selle, et vahepeal, kui midagi oled elus teinud mingit aega tagasi, siis mõtled, et kuidas ma küll viitsisin, ma elu sees ei viitsiks uuesti sellist jama on ju korraldada. Et näiteks, kui sa vaatad enda loomingule peale, kirjutatud raamatutele peale, mida sa mõtled või tunned siis? Kas sa oled uhke või sa mõtled, et ma enam ei viitsiks seda teha? Ei neid ma kindlasti ei viitsi enam kirjutada, see on selge. Nendega paraku on nii, et nad ei paku mulle erilist huvi. Need juba valmis kirjutatud raamatud, et ma vaatan, et et tõesti need on kogunenud ajaga. Aga see on ka kõik. Et ma ei tea, mis uhkust ma seal ikka nii väga tunnen. Ja ega ei tunne ka nagu häbi, et see on, mingis mõttes see kirjaniku elu on selles mõttes teistmoodi kui mõni teine elu, et sul tõesti see elu jääb nagu sellistesse asjadesse alles, nagu on raamatud. Tegelikult sõnadesse, et sa seda väljendad kogu aeg ja siis see on nagu niisugune tõeline karma, et see vaatab sulle vastu ja tuleb tõesti lugeja ja küsib, et sa kirjutasid nii, et mida see tähendab. Et ma tegingi selle järel ja siis, mis nüüd on. Et seal on mingisugune nagu vastutus võib olla, jah. Aga see on nagu selline kuritöö jäljed. Ja neid ei ole võimalik kustutada kuidagi. Kui niisama elad, siis see on nagu parem, sellest ei jää otseselt jälgi reeglina. Ja see on nagu vanakooli rockstaaride elu, et räägitakse, et see oli niivõrd palju ägedam, sest ühtegi jälge pole sellest järel on ju, et tänapäeval on lihtsalt ka kogu see, et kõik on nii jälgitav ja kõik on nii avalik on ju, et siis ükskõik, mis sa teed, see on kohe teada teistele. Jah, see kindlasti rikub elusid ja ka inimesi. See ei ole hea. Ja. No kirjutades on mingis mõttes ka selline see sama võib-olla autentsuse küsimus, et tegelikult ju kirjutades võid sa ka panna maski ette ja näidata ennast mingisugusest küljest, on ju. Aga sinu raamatuid lugedes siis tundub, et see on ikkagi väga selline sisekaemuslik ja väga, ütleme, jääb mulje, et see on üksinduses kirjutatud ja ausalt kirjutatud. Kirjutatakse ikka reeglina üksinduses, seal nagu väga suurt teist varianti ei ole, et kahekesi. Reeglina ei kirjutata kahekesi. Et jah, see on mingis mõttes selline eriline olukord, see kirjutamine, et ta on natukene, ma võrdleksin seda tegelikult nagu näitleja laval olemisega.
et ühtepidi sa oled rollis, et kindlasti need iga kord on nagu mingis mõttes rollid, need, kui ma kirjutan just nagu endast ja oma elust ja mis ma siin näen ja mõtlen, aga tegelikult, et ma üldse hakkaksin kirjutama, et see oleks mul endale ka huvitav, ma pean kuidagi ikkagi leiutama endale selleks korraks ja selle raamatu jaoks nagu sellise rolli, mida oleks põnev etendada. Et selles mõttes on ta roll, aga see näitlejad ju tihti ka laval on ikkagi palju ehtsamad ja avatumad, kui nad elus on. Kui üldse inimene elus on, et see on nagu selline võimalus olla aus. See on huvitav paradoks, et kunsti kaudu, valetamise kaudu olla aus. Ja. See on huvitav paradoks tõesti, et sa kuidagi leiad selles nii-öelda võltsimises mingisuguse hoopis teistsuguse ausus üles. Nojah, siis sa saad nagu öelda asju, mida muidu ei ütleks, et see on muidugi natukene petlik selles mõttes, et siis sa neid ütledki ja siis pärast tuleksegi sulle sinu ette küsima, et aga mis juttu sa siin ajad. aga see on jah võimalus sellele siis mitte mõelda, nagu mitte tagajärgedele mõelda, et siin kirjutan ja ühesõnaga ja alati on mis ka vabastab, on see teadmine, et aga ma võin selle ju kõik ära kustutada. Ma ei pea seda avaldama. et see annab ka vabaduse, et hea küll, paneme selle praegu kõik kirja, et eks siis pärast vaata. Lükkad vastutusmomendi nii-öelda edasi, et sinna kohta, kus raamat valmis saab. Jah, kuigi siis on ikkagi põhiliselt see valik, et kas see raamat üldse avaldada või mitte. Et muidugi midagi saab sealt välja kraapida ja seda tulebki teha, aga põhimõtteliselt ega teda ikkagi teiseks ei tee enam. Ilmselt sellise päeviku vormis kirjutamise väga suur erinevus on ka, et ütleme, kui sa oled alguses asud kirjutama, et natuke see sama mõte, mis sa rääkisid, et kas sa tagamisi kuklas juba mõtled või tead, et see läheb nii-öelda avaldamisse või siis sa kirjutad sellise mõttega, et see on ainult mulle endale. Ma kindlasti kirjuta sellise mõttega, et see on ainult mulle endale, see ma ei viitsiks. Ma olen ka niimoodi päevikut pidanud, aga üldiselt see on jäänud nagu pooleli mingi aja pärast ja kuidagi see nagu ei mobiliseeri. Ikkagi ta on kuidagi nagu kellelegi rääkimine või et see mõte seal juures, et sellest võib saada raamat on olemas, aga samas ka mõte, et ei pruugi. Et vaatame, hakkame otsast peale ja ega alati polegi saanud. See ei ole nii, et kõik, mis ma olen niimoodi järjest kirjutanud, et see on ka raamatusse jõudnud. Et sul on ikkagi sahtlis on ka materjali? Sahtlis ei ole mitte midagi, mul ei ole sahtleid ja mul ei ole käsikirju ja kõik see on kadunud, mis on... Siis sa kustutad lihtsalt ära kõik? Jah, kas ma kustutan või siis ta niimoodi elu kustutab ajapikku, jääb kuskile, ma ei tea, vanasti olid floppy diskid või mis iganes, vana arvuti ja ühesõnaga seda ei ole enam, jah. See on huvitav küsimus üldse, et mis motiveerib inimest tegudele ja ma olen alati vist olnud natuke sellise suhtumisega, et kui sa räägid välja oma plaani, siis sa natuke lased vurtsu välja sellest oma plaanist. Et kõige kergem näide on 1. jaanuaril vaadata inimeste uusaasta lubadusi, et keegi, kes kuulutab tohutult, et nüüd ma hakkan, ma ei tea, kaineks või võtan alla kaalus on ju. Et siis seda kuulutades ta justkui ei võta seda tõsiselt, aga teisipidi on see muidugi, see vist oleneb inimtüübist ka natukene, et kui sa seda kuulutad või näiteks on ju mõtted ise sellele, et see ikkagi, see, mis ma kirja panen, see ilmselt jõuab ka teiste lugejateni, et siis teisele inimtüübile see tekitab sellise ekstra motivatsiooni ja vastutuse, et nüüd ma olen välja öelnud, nüüd ma ei saa enam oma sõnu sööma hakata. On ju. Jah, ma sellega olen küll alati väga ettevaatlik, et ma nüüd hakkan kohe rääkima sellest, mida ma kirjutan või teen, et seda nagu ei saa teha, jah. Siis tõesti, siis oledki selle juba nagu ära teinud, et mis sa siis enam kirjutad. Ja
ja seal on ikkagi mingisugune saladus, mis on ka iseenda ees, et ega ma ei tea ju, milleni see välja viib. Et see ongi see üldse, miks ma tegema hakkan, et mind see huvitab. Et milleni ma siis seekord jõuan. Aga kui ma selle nagu välja kuulutan kellelegi, siis siis mul nagu kaob huvi ära. See on üldse, ma ei tea, turundus- ja reklaamimaailmas on ka selline trend, et hästi palju nüüd, ma ei tea, kas või filmitreiler on ju, et sulle näidatakse väikest lõiku sellest filmist ette, enne kui see film siis ilmub on ju, ja see peaks äratama huvi, et sa siis, kui see päris asi välja tuleb, et sa lähed seda vaatama ja raamatute puhul, et kohe tuleb ja ilmub ja see ja nii ja naa on ju. Et see on, ma ei teagi, kuidas sellesse täpselt suhtuda, või siis jah, teistpidi on see, et on täielik vaikus, järsku ilmub midagi ja alles siis hakkad nagu rääkima, et näete, mul ilmus on ju, et see mingit pidi tundub nagu talupoja mõistusele loogilisem kui see, et sa kuulutad tohutult ette, on ju, et siis inimesed kuidagi, ma ei tea, võib-olla isegi mõjub vastupidiselt, et sa vaatad selle treileri ära, sulle väga ei meeldinud ja sa ei lähegi seda filmi vaatama. No jah, ma ei tea, ma selles suhtes ei oskagi arvata see, ega neid, ütleme, raamatulõike, ma arvan, avaldatakse ikkagi siis, kui tegelikult see raamat on juba olemas. Et ega sellest, kui raamat on valmis ja selleni, kuni ta ükskord ilmub raamatuna, seal ikka läheb natukene aega. Et põhimõtteliselt saab nagu välja käia küll, ütleme, et see asi tegelikult enam ei muutu. Et see on lihtsalt selline nagu selline lugemisproov või, aga ma ei tea, mulle endale kindlasti meeldib rohkem nii, et ma ikkagi saan selle raamatu siis uuena kätte ja teen ise lahti ja vaatan, et selline ja raamatus sellise lõigu välja toomine, eks see on ka väga riskantne, et jah. Kuidas raamatuäris üldse tähtaegadega on? Ma ei tea, kas Eestis on see asi niimoodi, et ütleme, et sulle tuleb kirjastus, kes selle välja andis, Paradiis, ütleb, et nii, ütleb näiteks sulle 1. jaanuaril, et nüüd 1. juunil peab või see käsikiri meil laual olema. Ma ei tea, see Eesti kirjastusäri on selline soft business, et seal ei ole nii karm. Ma ei usu, et siin väga sellist asja praktiseeritakse, et need tähtajad tulevad mängu ikkagi siis jällegi, kui see põhimõtteliselt ma ise, mina oma praktikas ma ikkagi ise need tähtajad nagu tekitan, ma ütlen, et mul on nüüd asi enam-vähem valmis ja siis kirjastaja teeb omad plaanid, et selge, et siis katsume ta siis niimoodi novembris välja anda, et siis ühesõnaga augusti lõpuks on mul vaja seda valmis käsikirja. Ja siis see on nagu tähtaeg, et ta on juba arvestanud sellega, aga mul ei ole olnud küll sellist juhtumit, et oleks niisugune aasta aega ette või et ma olen lubanud, et mina ei julgeks eriti sellist asja teha. Just nimelt, et siis mul kaob ju see vabadus ära, et ja küll ma kirjutan küll, aga äkki ma ei tahagi seda avaldada. Aga ei, seda muidugi välismaal on, aga seal on ka teised rahad mängus ja nagu kirjastajad tahavad teatud autoreid endale hoida ja tahavad, et neilt kogu aeg tuleks midagi, sest kogu aeg peab ju nagu olema jälle midagi uut. Iga aasta võiks vähemalt tulla midagi. Iga aasta, sest muidu, jumal, sa oled ju muidu unustatud autor kohe, kui aasta jääb vahele, kes see oli kunagi. Tõnu, mis kõige parem aeg raamatu avaldamiseks on? Kõik tahavad muidugi enne jõule neid raamatuid avaldada. Vist kirjastajate jaoks ta nagu on, aga samas seal tekib jälle see asi, et siis ongi ummistus. Et siis kõik avaldavad ja siis on tohutu hunnik neid raamatuid ja see on natuke selline loterii siis, et millest ja kellest siis räägitakse, eks sealt ju tegelikult mõni üksik nagu kuidagi koorub välja, et ma ei tea, minu kogemuses ausalt öelda, ega raamatu saatuse seisukohalt ei ole olnud suurt vahet, kas ta on ilmunud sügisel või kevadel. Et ma ei tea, seal on nii, tähendab, kõige tähtsam on see, et ta ilmuks õigel ajal.
ja olgu selleks ajaks kas või 1. juuli, kui kõik puhkused. Jaa, see kuupäev pole nii tähtis, aga see õige aeg selles mõttes, et seda raamatut on praegu vaja inimestel millegi pärast, aga seda loomulikult ei tea ette ükski autor ega ka kirjastaja. Ja see on huvitav ongi ja see, et noh, tahaks kõige magusamal ajal välja anda, aga siis kõik tahavad, on ju, et kui sa hoopis kevadel lased, siis on just kui see, et on vähem neid. On võimalus, jah. Muidugi võib ka jääda tähelepanuta, aga alati võib jääda tähelepanuta siin mingit nagu kindlat seadust ei ole paraku. Ta selline õnnemäng on. Kui raamat jääb tähelepanuta, tunned sa ennast kuidagi halvasti selle pärast? Kindlasti. Mul ei ole küll nüüd sellist kogemust, et oleks täitsa tähelepanuta jäänud ükski raamat, aga see on kuidagi eluga on ikkagi tekkinud selline kogemus just, et ma nagu tunnen ära, et kuidas ta nagu vastu võetakse, kas võetakse rohkem või võetakse vähem. Ja samas jällegi on ka selline pikaajaline kogemus, et mõni raamat, mis kuidagi on nagu sellise äratõukereaktsiooni tekitanud, et see on jälle ajapikku kuidagi inimesed loevad ja tulevad rääkima, et tegelikult see on sul kõige parem raamat. Et ma ei tea, ma enam selle suhtes ei ole ka nii tundlik ega murelik, et mis seal ikka, et ma ütleme sedasi, et mis selles minu kirjaniku karjääris ikka enam nii väga muutuda saab. See on enam vähem nagu valmis juba. Ja siin sa kirjutasid huvitavalt, et pärast 50. eluaastat hakkab inimene aina rumalamaks jääma. Kuigi võiks mõelda, et ikkagi vanad ja hallid inimesed on kõige elukogenumad ja kõige targemad, sest lihtsalt aastaid on kõige rohkem. Midagi koguneb, aga midagi ka pudeneb maha. Kui vanaks sa saad? 63. 63. Kas see on Eestis juba pensioniga? Ega ta päriselt ei ole. 65 on vist. 65 on see päris pensioniga. Siin on võimalusi juba mingisuguseid variante teha, aga jah, päris ei ole. Pensioni eaks on tavaliselt inimesed endale hunniku tavaari kogunud, millest sa ka natuke teed siin juttu, et see asjade koorem inimesel ja majad ja autod ja kuni siis väikeste asjadeni välja. Mingil hetkel tundub, et need asjad hakkavad hoopis sind omama, mitte sina siis ei oma neid asju. Kas sul ei tundu niimoodi? Mina olen elus nii palju kolinud, et mis nendesse asjadesse otseselt puutub, siis neid ei ole eriti palju. Sul on siis kerge lahti lasta asjadest? Jah. Nendega mul nagu ei ole sellist suurt sidet. Et pigem mulle meeldib ausalt öelda neid ära visata. Minul on ka see üks lemmik asi, mulle meeldib ka, kui on hästi vähe asju ja siis äraviskamine on isegi impulsiivselt ma vahepeal viskan enda asju ära ja siis muidugi tuleb mingi aeg läheb mööda ja siis ma mõtlen, oi, mul oleks nii hea, kui mul see asi alles oleks. Jah, ei, muidugi kahetsust on ette tulnud ja eriti kuidagi nüüd viimasel ajal ma ikkagi olen kahetsenud, et ma enam-vähem kõik kunagi saadud kirjad, tähendab päriselt paberil saadud kirjad ja neid oli päris palju ikka kogunes aastatega, sest siis neid vahetati. Aga neid ei ole alles enam. Et ikkagi mõni võiks olla nagu üks asi tõendina lihtsalt, et ma võtaks kätte ja vaataksin, et mul tõesti oli see aadress ja ma tõesti elasin siis. Aga ei ole, mida pole, seda pole. Ja mingis mõttes, et kui sa asja minema viskad, siis kui piisavalt pikk aeg mööda läheb, siis sa viskad, aga sa ei mäletagi seda enam. Ja. Et sa viskad taga endaga kuidagi peast minema, on ju. Jah, aga teistpidi ega ma neid kirju ei loeks, seda ma tean. Võib-olla teeksin lahti ja paneksin kohe jälle kinni, et ei, seda ma ei taha, seal ei ole midagi lugeda.
ega midagi sealt võtta, aga jah, mingi sellise asi tõendina võiks olla ikkagi nagu sellise emotsionaalse või no ma ei tea, eks see on ka selline vana inimese sentimentaalsus võib-olla. Ja minul on saanud see asjade minema viskamine sellest, et ma väiksena mäletan, kuidas mu vanaema hoidis ka kõiki võikarpe allas, et kunagi läheb vaja, sinna saab midagi sisse panna ja siis mul tekkis nagu vastupidine reaktsioon, et ma ei taha mitte midagi. Ja nüüd vahepeal on võikarpi vaja, siis mul ei ole seda. jah, kui sa oled kokku puutunud nende näiteks vanade majadega, kuhu on terve elu korjatud asju. Ja viimati, mis mul oli maja, see oli just niisugune, kuhu tõesti nii nagu ta oli valmis ehitatud, see oli sama vana kui mina see maja, nii neid asju sinna oli hakatud korjama ja siis kuni surmani. Ja neid ikka andis ära visata. see oli väga suur töö. Ja mingi hetk on asju nii palju, et see minema viskamine on juba ongi töö. Ei, tähendab, siis sa ei saagi sellega enam lõpuks hakkama. See tundub juba võimatu, selles mõttes see kolimine on nagu selline hügieen teatud mõttes. See on vabastav tegevus, jah? Jah. Kuigi ma ei ole seda teinud nüüd ausalt selleks, et ma ei teagi, milleks ma olen teinud, aga et nüüd asjadest vabaneda ei. Aga see käib nagu asja juurde. Ja just siis märkad, et eriti möödunud suvel sinna Hiiumaa korterisse kolides, kuna mul oli see teine maja oli veel alles ja siis võtsin sinna lihtsalt asjad, mis nagu nägin, et nüüd kohe on vaja ja lõpuks neid asju oli nii vähe ja ma elasin seal terve aasta ja mul ei olnudki midagi muud vaja. Et siis tuleb välja, et tegelikult ka nendest asjadest, mis on ikkagi suur osa, on täitsa tarbetud. Ja ilmselt majast korterisse kolides tuleb see eriti hästi välja, et mingis mõttes on, mida suurema pinna sa endale hangid, siis loodus tühja kohta ei salli, inimene ka ei salli, siis ikkagi paratamatult sul on lihtsalt, ma ei tea, rohkem tube või rohkem pinda ladustada. Majade juures on veel kuurid ja aiad ja igasugused varjualused ja keldrid ja fööningud. Ja korteris on tõesti üks väike karbike ja mahu siis sinna ära oma 7 asjaga. Jah. Aga mis asjad sa siis võtsid korterisse kaasa? Mis sinu jaoks kõige olulisemad on? Täiesti praktilised asjad, seljariided, mõningad toidunõud ja paar sellist armast nipsasjakest ikkagi ka, aga mitte eriti. Mõni küünlajalg, sest mulle meeldib küünlaid põletada ja see oligi kõik. Raamatuid ei võtnudki? Või need võtsid ka ikkagi? Ei, mitte eriti. Raamatutega on niimoodi, et neid koguneb niigi. Sa võtad või võtta. Eks ma midagi, ma ei mäleta. Ei võtnud eriti. Aga aasta möödudes on ikka riiul täis. On tähele pannud. et eks mul see mingi raamatukogu mul on kuskil veel 3. kohas, mis on jäänud ja ausalt öelda, seal on suur seinatäis raamatuid. Ja mul harva tuleb tõesti see olukord, et ma saan need sealt kuidagi viisi kätte, ma pean siis inimesele niimoodi teatama ja siis ma saan selle raamatu, aga üldiselt mul ei ole neid vaja paraku. Korra juba loetud siis? Ta on reeglina ikkagi loetud, jah. Osa neist on ka mu enda kirjutatud, neid ka läheb ka vahel vaja, jah. Aga ma mingisugust komplekti ikka nagu ka kannan nendega kaasas. Tõnu, kas sa nõustud selle väitega, et elu mõte surmaks valmistumine? Ei nõustu, sest ausalt öelda ma ei teagi, mis see suremine on. Et kas nüüd ma kardan, et seda öeldes nagu tegelikult ei teata, mida öeldakse. Et jah. Nii võib ju mõelda vahel ja see võib tunduda täiesti tõene ja see võib aidata. Aga kas ka päriselt selle järel elataks? Ma selles küll kahtlen. Aga mis sa arvad, mis juhtub pärast surma? Mul
puudub selle kohta igasugune arvamus. Informatsioon. Arvamus, jah, nagu ei ole jah, arvamust. Aga kas sa arvad, et siis mingi osa inimesest läheb kuhugi edasi? Kas läheb kuhugi edasi või jääb kuidagi alles? Jah. Ei, mingil viisil ma ikkagi nagu elaks nii, justkui läheks edasi. Aga ma ei tea, mis ja kuidas läheb edasi. Jah, mulle tundub kõige ebatõenäolisem variant see, et on must ja kõik tühi ja vaglad söövad ära. No, vaglad söövad nagunii, aga tahaks ja ikkagi, võib-olla see on ka selline muinasjutuline fanatism, et ma arvan, et midagi on meis rohkemat kui lihtsalt see rääkiv aju ja need organid. Jaa, see tundub küll vägagi tõenäoline, et ikka on midagi rohkemat ja et on midagi, mis oli juba enne ja midagi, mis jääb, aga kuidas see kõik on, ma ei tea. Ja see on ka viimasel ajal, mis ma olen mõelnud, et ütleme, et kui on mingi koht või mingisugune ruum, on ju, kus siis kogu see elu käib, mida meie praegu ei ela, et kas see koht on see sama, kuhu siis, kus on kõik need, kes nagu veel ei ole sündinud, kas enne sündi ja pärast surma, kas see on põhimõtteliselt see sama koht on ju, või on need ikkagi, või on kuidagi lineaarselt ikkagi enne sündi, elu ja siis on surm, et kuidagi, ma ei tea, kas läheb edasi või siis läheb ikkagi kuidagi nii-öelda tagasi. Ma arvan, et kui me räägime kohast ja ajast, siis me ikkagi räägime ainult oma sellest maailmast, kus me seda oma lõplikku elukest elame. Aga see, mis on sellest maailmast väljas, see peab olema midagi radikaalselt teistsugust, et sellest nagu ei oska ega saagi rääkida. Et siin kohast ja ajast rääkida on nagu, need võivad olla kõnekujundid, aga põhimõtteliselt see ei saa kehtida, et kuskil on mingisugune koht, kuhu me läheme. Võib-olla on, aga see tähendab ikkagi midagi hoopis muud. Me ei saa, nii raske on, jah. Ma olen selles kindel, et on mingisugune dimensioonide asi, et ütleme, kui sul on 2-tasandiline maailm, see niisugune paberilõik on, siis väga raske on neil inimestel või neil täpikestel, kes siin liiguvad, selle paberilõigu peal on rääkida, et midagi on üleval siin. Meie saame sellest rääkida, sest meil on 3 mõõdet, on ju. Aga võib-olla neid mõõtmeid on veel, mida meie ei näe, või neid dimensioone siis, et jah, raske on mõista neid, kui ei ole, ei ole sõnavara, millega sellest rääkida, on ju. Jah, aga teistpidi me ilmselt ikkagi juba ka praegu siin maailmas elades ei ela ainult siin maailmas või ühesõnaga on meil on mingisugune kogemus ka millestki muust olemas ja nagu lakkamatult, aga ega me ei oska seda väljendada, ega me ei saa sellest ka aru, aga midagi nagu on. Et ühesõnaga, et nüüd see, kõik, mis on nemad silmaga nähtav ja käega katsutav, et see oleks kõik, et see kuidagi ei tundu nagu sellise hea hüpoteesina. Jah, üks huvitav asi, mida ma arvan, et väga paljud on tundnud, on see déjà vu tunne, kus tekib selline efekt, et siin on nagu miskit muud või kuskilt tuleb mingisugust infot, mis ei olegi silmaga nähtav ja käega katsutav. Millal sul oli viimati selline tunne? Mulle tuleb praegu meelde konkreetselt, aga iseenesest, see ei pruugi ollagi déjà vu, vaid see võib ka olla selline kuidas seda öelda, ettenägemine või mingit või asjade tajumine, mis ei toimu praegu siin, ühesõnaga, jah.
aga noh, see alati jääb ikkagi nagu natukene kahtlaseks. Et ega see kunagi ei ole päris see oli täpselt nii, nüüd ongi selge. Ei ole, võib-olla see peabki nii olema, et ega me ei peagi sellest täpselt aru saama. Kui me sellest täpselt aru saaksime, siis olekski see sama lõplik maailm siin. Aga see on ainult mingi aimdus ikkagi lõpuks. Et ja kui mitte muud, siis ta aitab elada. Aitab toime tulla siin. Nüüd mul muidugi tuli meelde ülikooli prantsuse keele õppejõu põhiline fakt, et te kõik hääldate valesti déjà vu, et see on déjà vu tegelikult. Aga ma olen ise mõelnud sellele või kuidagi nii lummatud olnud sellest seisundist ja lapsena või väiksemana mul juhtus seda palju tihedamini. Aga nüüd hiljuti oli ka, ütleme, paar kuud tagasi oli selline hästi tugev tunne, et kõik kuidagi aeglustub ja iga see sekund tundub selline, et see on juba olnud, on ju, ja siis isegi väike mingisugune näpuliigutus, et ma just ju seda tegin, et miks ma siis praegu valisin täpselt seda sama teha, on ju. Ja igasuguseid seletusi on sellele, et minu lemmikseletus on muidugi, et me elame paralleeluniversumit ja siis on selline väike nagu raadiolainete selline nihkumine, et ühte raadiolainesse tuleb mingisugust teist signaali korra sisse, on ju, et on olemas, ütleme, lõpmatuse definitsioon, kus lõpmatus ongi see, et meist on lõputult variante kuni pisi mikrodetailideni välja ja siis kuidagi vahepeal tuleb üks raadiolaine sisse, et või siis on just kui nagu paralleeluniversumis teie teed korraks kattuvad ja siis läheb jälle nagu edasi laiali, on ju. Jah, vahete vahel see maailmataju nagu avardub või ütleme kõik see sellised hetki, kui kõik on palju suurem, kui ta muidu on. Aga siis ta lihtsalt on niimoodi. Ja väga pikalt see kunagi ei kesta? See ei kesta pikalt, jah. Aga isegi need mõned sekundid on sellised meeldejäävad või erinevad nii kõvasti sellest tavarutiinist. Nad ikkagi annavad nagu mingisugust julgust üldse elada. Et seal oleks nagu nii palju veel, et ei maksa nüüd nii hirmsasti ka sellest kõigest erutuda, mis siin meiega juhtub. Millest me ikkagi erutume, ega siin ka midagi teha pole. Aga siiski, et on kuidagi mingi teadmine, et ikkagi on midagi, kõik see asi kõik on natuke teisiti tegelikult, kui meile tundub. See on peaaegu nagu surmaga, et kui lihtsalt rääkida sellest, et ma saan aru, et surma hirmust lahti lasta inimesel võib-olla alateadlikult on väga keeruline, aga mingis mõttes on surm selline soe ja lohutust pakkuv faktor, sest see on üks asi, millele saab elus täiesti 100% kindel olla. Ja kui nüüd see ka ära võetakse, kui ma ei tea, tehisintellektiga tehtud mingi organite abil igavesti hakkame elama, et siis on see ka läinud. Ma ei tea, ma loodan, et seda ei juhtu siiski ja ei, see kindlasti on ikkagi, see on ikka lohutus et see komöödia siin vähemalt saab läbi. Et siis võib tulla teine, aga see saab läbi. Ja. Et see oleks, ma ei tea, see igavesti elamine, see on tõesti selline Putini ja Xi unelm, et kui sul on sinu käes on juba kogu maailma võim, et mis siis veel, siis ongi ainult veel igavene elu, aga kui sul ei ole seda, miks sa peaksid seda elu siis tahtma pikendada nagu lõputult. Ja ei, kõik see on ikkagi selline fantaasia ja ma arvan, et nagu üsna niisugune must fantaasia tegelikult. Sest lõppude lõpuks neid organeid võib ju vahetada ja kõik seda teha, aga see vananemine toimub ikkagi ja see on ikkagi lõppude lõpuks nagu mingi viletsuse ja agoonia pikendamine, muud mitte midagi. Et ikkagi asjadel on oma aeg. Jah, elu on suur kannatus. Ei kas ta on nüüd suur kannatus, aga jah, minu meelest tuleb ka sellest ikkagi osata lahti lasta õigel ajal. Kas sa kirjandusmaailmas sees olles
kuidagi seda tehisintellekti hirmu oled tajunud, et ma ei tea, nüüd kõik raamatud kirjutatakse ära ja inimest pole vajagi enam? Täitsa võimalik, et nad kirjutatakse üks kord. Ma ei välistaks seda päriselt sugugi, aga minul on see lohutus, et mina olen oma raamatut ikkagi suuremalt jaolt juba ära kirjutanud, et otseselt ma olen natuke nagu kõrvaltvaataja juba selles protsessis, aga ma ei usu, et siis see on nagu lõplik, et siis ma ei tea, ma miskipärast ikkagi arvan, et seda inimese seda päris kogemust ei ole võimalik feikida, et seda on ikka vaja. Ja see on nagu me rääkisime, et ikkagi inimeses võiks olla mingi osa, mis on see, mis meist inimesed teeb, eks ju? No kindlasti on ja mis teeb just selle inimese ja selle, et meil on see, mida tehisintellektil ei ole, on see meie elu, mis on absoluutselt ainukordne. Võt selline elu, sünnid ja siis elad selle elu ja sured. Ja see ei kordu, ei sinuga ega mitte kellegi teisega. Ja miski pärast selle elu sees meid huvitavad ka need teised elud, teiste inimeste elud. Et midagi on sellel meile öelda ja kui tahes hea see tehisintellekt või mis ta siis on, ka ei oleks, ega tal seda elu ikkagi ei ole, seda ühte elu. Ta on nagu, ta ongi juba igavene ja selles mõttes on ta ka igav. Et ta on kuidagi nagu lõputult igav. No jah, see on üleüldine selline trend, et vigased asjad on ägedamad ja põnevamad. No jah, seal avaldub miski, seal on midagi huvitavat, jah. Et selles veas avaldubki see, mis asi siis tegelikult on. Kui ta on täiuslik, ega siis saagi aru, mis ta on. Nagu seal on mingi väike vigas, saad aru, et mis siis oleks täiuslik. Võib-olla. Aga muidu jah, et nagu selliseid tekste toota, ma kujutan ette küll, et mingi aja pärast on need mis iganes nad on, et tehisintellekti asjad täiesti võimelised ka niisugust loetavat, huvitavat teksti tootma. Ma ei tea, kas nad ju põhimõtteliselt ju muudkoga võtavad aina rohkem endasse seda, mis me oleme juba teinud ja ma ei tea, ega siis suur osa ka kirjandusest ja üldse niisugusest kunstitoodangust paljukene seal siis ongi seda elu ja ainukordsust, et ta ongi võrdlemisi niisugune korduv ja aga mulle küll tundub, et nagu selle sama asja nagu teine külg ongi just see, et just see elav inimene nagu muutub kuidagi viisi väärtuslikumaks. Et ikkagi otsitakse seda, et mis seal siis on. No mingi hetk on jah see, et kõik, mida on vähe, on väärtuslik ja mingi hetk, kui on ju, ma ei tea, näiteks tehisintellektiga tehtud teksti on hästi palju, on ju, et siis muutub väärtuslikuks inimese kirjutatud tekst, kus iga lause ei ole perfektselt voolav. No ma kujutaks ette, jah. Praegusel hetkel see tehisintellekti tehtud tekst on ka lihtsalt vilets ja igav, et seal midagi väärtuslikku ei ole. Aga ma ei tea, ma ei tunne ju seda maailma, aga näha on, et see areneb tohutu kiirusega, aga võib-olla seal on mingid piirid ees. Ega see, et ta nüüd tohutult areneb, ei tähenda, et ta siis areneb lõpmatuseni või see ei ole ju nii. Et me nüüd näeme selle pealt, mis praegu toimub, seda, mis on tulevikus. Midagi näeme, aga seal võivad igasugused pöörded tulla. Muulgas see tarbib ju ka tohutult energiat. Võib-olla lõpuks, et ta mingit täiuslikku kunstiloog, selleks on vaja kogu maailma energia panna huugama. No siis saab sellest jah, selles mõttes
jumal. Yeah. Et kui anda tehisintellektile kõik Tõnu Õnnepalu kirjutatud raamatud ja öelda talle, et nüüd kirjuta nagu Tõnu Õnnepalu, siis noh, ilmselt ta proovib seda stiili imiteerida. Aga teadmine, et see ei ole päris, see nagu rikuks selle, minu jaoks vähemalt selle lugemiskogemuse ära. No jah, ja juba ta saaks ikkagi kirjutada ainult neid raamatuid, mis ma olen juba kirjutanud. Seda küll, jah. Et selles mõttes see oleks ka ebahuvitav, et ta teeks neist mingisuguse sünteesi, et nojah, see meenutaks nagu stiili ja kõike. Aga no milleks? Sest tegelikult, mida me ka kunstist just otsime kirjandusest, on see uus. On see täiesti uus, noh, kuigi seal alati on ju vähe uut, aga see, mida me sealt taga otsime, on just see, mida pole enne olemas olnud. See on just see ainukordne. See, mida see üks inimene ja nüüd ja praegu siin suudab teha, see, mis ta juba on teinud ja mida ma olen lugenud, see on tore, see on kõik olemas, aga seal on võib-olla midagi veel, mis on veel ütlemata. No see on vist kogu loomingulise tegevuse selline, võiks olla vähemalt selline alustala, et sa otsid originaalsust, on ju, et sa proovid teha midagi teistmoodi. Ma ei arva isegi, et sa võib-olla see isegi oleks nagu takistuseks, kui see saab eesmärgiks, et ma nüüd tahan teha teistmoodi. Sa tahad teha seda, mida just sina tahad teha, nagu seda, on mingi üks asi, millest just sina tahad rääkida või mina tahan rääkida, et tead ükskõik siis kuidas. Võib-olla ma teengi seda täiesti, ma ei tea, niimoodi labaselt ja lihtsalt ja klišeede abil, aga ma tahan nii. Ja siis see on nii. Et ma arvan, et üldiselt see inimese personaalsus tuleb ikka välja. Ma ei tea, kas alati tuleb, aga ta, midagi on seal nii tugevat, et mingil määral see ikka avaldub. Ka viletsas kirjanduses ja mis ei olegi teab, mis kunst, aga midagi on seal alati ka huvitavat. Jah. Mis sinu jaoks sellise, ütleme, mingis mõttes päeviku vormis kirjutamise juures kõige põnevam osa on? Kõige põnevam on ikkagi see, kui seal on kuidagi nagu kaks asja ristuvad. Üks on see, mis ma kirjutan ja mis on nagu ette kavatsetud ju mingis mõttes, et ma nüüd kirjutan ja seal on teatud mingid stiilivõtted ja üldse mingisugune järjepidevus, aga teine asi on see elu, mida ma ette ei tea ja mis tuleb sinna sisse. Et kui seal toimub mingi huvitav ristumine nende vahel, et siis see on huvitav. Aga seda ette tellida ei saa. Siis on võib-olla niimoodi, et näiteks kirjutamise käigus, kui sa parasjagu kirjutad, siis ma ei tea, kas sa kuidagi teadlikult paned ennast elus ka mingitesse olukordadesse või et midagi juhtub, et siis ma saan nagu materjali on. Seda võib ju ka teha, aga see ei ole kuidagi garanteeritud, et siis sealt saab materjali. Ei. Et ma ei tea, mis iganes läheb teise kohta reisile või mingi seiklustesse. Esiteks need seiklused võivad osutuda nii suureks, et siis sa ei jõuagi kirjutada enam, nad nagu võtavad su üle. Et natukene see, kirjutamine on ikkagi nagu elust eemaldumine, sa pead ikkagi tegema üks sammu nagu tagasi või eemale, et ta üldse saaks nagu jälgida ja kirja panna. Päris sündmuste ja tegevuse sees olles ei saa. Ja selles mõttes muidugi sul on fantastiline oskus ka lihtsalt näiteks ahju kütmisest kirjutada, et see ei ole teab mis suur seiklus on ju, aga et ongi, et siis seiklus versus selline tavapärane rutiin, et tegelikult et kui sa piisavalt lähedalt vaatad, siis kõiges on midagi.
No jah, mis see seiklus üldse on lõpuks, aga seiklus, kas seiklus on see, kui ma lähen mägedesse ronima, seal on võimalik surma saada ja kõik selles mõttes ta on erinev tavalisest elust, aga minu meelest kõige suurem seiklus ongi see inimese elu nagu tervikuna, et kuidas sul õnnestub see ära elada, et see on see seiklus. Seal ta võib olla väliselt vägagi tavaline, midagi eriti selle juhtu, aga sa pead sellega kuidagi ikkagi toime tulema. Ja seal on need väljakutsed, et need, mis me nagu ise endale võtame, see on pigem nagu selline meelelahutus siin elus või ei, miks ka mitte, aga lõpuks seal niimoodi kunsti mõttes võib-olla sellest mäeotsa ronimisest ei olegi midagi rääkida. Ja tahaks, ma ei tea, kas ma mõtlen, et kas seiklus on see kõik, mis on, kus peitub oht, et see nagu tekitab ja kõditab midagi ja see ei pea olema mägede ronimine, see võib olla ka inimsuhted, on ju, et seal on ka mingi süda on mängus ja siis see nagu tekitab seda kontrasti. Jah. Aga kogemuses, selles kogemuses, mis me siin elus saame, seal on ka oma osa niisugusel nagu kordusel või, et sa tegelikult ikkagi koged sügavamalt asju, mida sa teed rohkem. Et see, mis elus on erandlik, see ongi erandlik, et sellest sa ei saagi aru võib-olla, mis siis oli. Et näiteks sellised uued võõrad kohad, kas sealt üldse saab mingit kogemust, see on küsimus. Jah, rutiinil on muidugi täiesti selline, et mida rohkem sa mingisugust asja teed, seda rohkem sa saad, on ju, sellest teada mingis mõttes ja siis sa leiad neid asju, mis ka selle juures on erinevad, et mingis mõttes on see lihtsuse võlu, on ju. Nojah, ja ütleme, nende samade kohtade reisidega seoses ka, et minu meelest ei ole nagu väga mõtet minna kohta, kus ma ei ole enne käinud ja kuhu ma tean, et ma rohkem ei lähe. Et mis ma siis sealt teada saan. Selles mõttes ikkagi huvitav on käia kas kohtades, kus ma olen juba käinud, siis ma seal midagi näen. Või siis minna selle mõttega, et nüüd ma lähengi sinna, ma jäängi sinna. Seal ma surengi. Et see on nüüd mu järgmine elu. Et siis on su hoiak juba ka hoopis teistsugune. Et sa tahad tõeliselt siis teada saada, mis seal on. Aga niimoodi korraks vaatamas käia, ei, miks ka mitte, ega ei saa millegi kohta öelda, et see on täiesti mõttetu, aga mis kellele, kellele meeldib kuskil korra käia mingid vanu kirikuid vaatamas ja siis sellest pilte teha, et ma ei tea, minu meelest siis sa vaatad seda, mida kõik on juba vaadanud ja sa juba tead ette, mida sa seal näed ja jällegi, ütleme, kui sind ikkagi tõeliselt need vanad kirikud ka huvitavad ja sa oled neist lugenud ja muidugi tahad näha, aga see on, ma ei tea, see on nagu üks mingi teistsugune kogemuse hankimise viis, et minule meeldib ikkagi minna juba tuttavasse kohta. Aga kas sa tahaks minna kuhugi välismaale elama? Mul ei ole sellist aktiivset tahtmist küll, aga kui niisugune asi tuleks ette, siis miks mitte. Et elame näeme? Elame näeme, ma ei näe, et see peaks juhtuma, aga ma ei tee selleks ju midagi, et see juhtuks. Aga iseenesest seal on see sama asi, muidugi aega on vähe järele jäänud, et mõnda kohta veel niimoodi omaks elada. Aga ei tea, kunagi ei tea, mis veel tuleb. No sa ütlesid, et pärast 50 läheb järjest allapoole, on ju, aga tunned sa seda kuidagi igapäevaselt elades ka, et aeg on nüüd väärtuslikum, kui teda on justkui vähem, kui selja taha jääb?
ta võib-olla on, jah. Et ega ei, selle peale nüüd niimoodi lakkamatult ei mõtle. Mingis mõttes see elu ja see niisugune sisemine olemine on ikkagi äärmiselt muutumatud. Et ega et sa vanemaks jääd, see on kuidagi nagu osalt siuke täiesti väline protsess, et ega see enda, see mina nagu justkui üldse ei muutuks. Aga mina, et see annab, mingis mõttes annab nagu vabadust, see teadmine, et ega nii palju enam ei pea. Noorena sa pead ikkagi ennast kehtestama siin maailmas nagu mingisuguse tee endale rajama, et siin üldse hakkama saada ja miski olla ja midagi teha. Aga muidugi ega sellest päriselt vabaks ei saa kunagi, aga siis nüüd see ei tähenda, et saad pensionile jääda, et siis on kõik. Et võib-olla isegi see ei muutu nii palju, jah. Kui see on ka võib-olla selline lootus, et tead, saan vanaks, et siis ei peagi enam midagi, aga aga see ei ole nii. Et miski, tegelikult meid ikkagi huvitab ju ainult see, mis tuleb. See, mis ees on, mis oli, aga sellega ei ole enam midagi teha. Aga see on tõsi, jah. Tulevik on ikka kõige põnevam. See on kõige põnevam ja see on see, miks ikkagi edasi elada, et just kui midagi seal oleks veel, miski nagu oleks veel tegemata või kogemata või miski oluline, sest kogu aeg on ikkagi tunne, et miski oluline on puudu. Et see on siiski väga nagu puudulik see senine arusaamine, et äkki veel natukene. See pensionile jäämine on hea selline metafoor sellest, et kuidagi sa jõuad kuhugi kohale, aga ilmselt siis nagu sa räägid, et siukest tunnet mitte kunagi ei tule. Ma hästi ei usu, jah. Et midagi on tehtud ja ilmselt tõesti ei teki mingit sellist, ütleme, igapäevastes toimingutes ei teki sul, kui sa hommikul praemuna sööd, et siis see on 63-aastasena kuidagi eriliselt kirgastunud moment, sest sa tead, et et see on lihtsalt selline rutiinne tegevus. Nojah, sest neid on ka juba nii palju olnud. Võib-olla jah, kindlasti ütleme niimoodi alguses kõik need asjad ju tunduvadki huvitavamad ja paljud asjad ongi esimest korda ja proovid ja et eks neid asju leida, mis on ikka esimest korda on raske, jah. Aga neid tuleb ikka ette. Et ei tundu, jah, see vanadus ka millegi väga iseäralikuna. Mis sind üllatab? Igasugu asjad võivad üllatada. Jätkuvalt üllatab inimeste rumalus. Tõesti. Seal, kus seda ei ootaks. Ja üllatab samamoodi üllatab ka mingi selline õilsus või tarkus või headus, mida elus kohtad ja mida ei peaks seal kohtama, aga vaat kohtad. Et see on muidugi suurem üllatus. See rumalus on ikka rutiinne, aga... Ja ma mõtlengi seda, et ma ise tunnen, et kuidagi järjest vähem asjad panevad üllatama, et näiteks inimeste rumalusest rääkides, et kuidagi ju, ma ei tea, uudiseid jälgides või mis iganes, kogu aeg mingi asi ju trumpab üle ja sa mõtled, et siit tullemaks enam ei lähe. Just nimelt, aga siis ikkagi läheb, et see nagu üllatab. Et see on huvitav, jah. Aga Tõnu, kas sa usud, et inimloomus kõige sügavamas tähenduses on pigem hea või pigem halb? Kas võidab headus või kurjus? Ma arvan, et ma usun, et on ikkagi hea. Ma ei kujutaks ette elada usuga, et ta on nagu päriselt halb. Et kuidas siis üldse elada? Siis tähendab, mina olen siis ka päriselt halb.
et mul ei olegi siis lootust. Et noh, ega mina olen samamoodi inimene. Jah, see vist on sisse kirjutatud, kuna kõik ikkagi tunnevad, et me oleme natuke, noh, küll eraldi seisvad, aga ikkagi üks suur parveke või selline ühenduses on ju. Jah. Et see, mis on inimeses hea, see on ainus asi, millele meil siin on loota. Ja tundub, et ikkagi, noh, see igal juhul on olemas. Jah. Ja muidugi, kui on olemas hea, siis on olemas ka kõige vastandpool, on ju. Jah, ma ei tea, kas see nüüd päris automaatselt üksteist tingivad need asjad, aga paraku see halb või see kuri on ka ikkagi nagu täiesti olemas. Et see ei ole nagu headuse puudujääk, vaid see on justkui ka mingisugune eraldi jõud. Jah, selles mõttes, et ta ei ole nagu valgus, et pimedus on valguse puudumine, vaid ta on oma rada käiv jõud, jah, nagu sa ütlesid. Jah. Või siis on ta ikkagi puudus, on ta ikkagi nagu tarkuse ja headuse nagu selline vajak. Jah, aga see ongi see kontrastide maailm, et üleüldse millestki rääkida, siis selle mõistmiseks on vaja nagu seda vastastpoolust ka veits mõista. No jah, see on see meie keel ja mõtlemine on sellised lihtsakesed, et kuidagi me neid asju peame kategoriseerima ja vastandama ja et üldse rääkida ja aru saada. Kas me ka päriselt niisugused oleme või see maailm, see on ise küsimus, aga... Ja eks kui nende maskide juurde tagasi tulla, siis ju, noh, ma ei tea, seda saab viia ka makrotasandisse, et ma ei tea, riikidel on mingid maskid ees ja võib-olla siis, noh, kõigil on ikkagi mingisugune selline kiht on vahel, meie oma vahel on ju, et me tahame, noh, ma ei tea, kas see on alalhoiu instinkt või midagi seal on, et kui täitsa maha võtta mask, siis oleks võib-olla juba see elu muutuks talumatuks. Jah. No jah, võib-olla seal maski taga vahel ei olegi midagi. Ma arvan, et see on väga paljude inimeste hirm, et tegelikult ei olegi midagi. Et kui ma selle teleka õhtul kodus tiimali kinni panen, mis siis saab? No jah. Ja noh, iseenesest sellised ühiskondlikud formatsioonid nagu riigid, noh, ta mingis mõttes ongi mask. Seal tõesti polegi midagi muud. See on nagu mingisugune selline kokkulepe. Ja. Aga noh, kuidagi viisi neid on vaja inimestel, et siin nagu elatud ja hakkama saada. Et mitte hulluks minna, jah? Kas sa kirjutad ka juba uut raamatut? Ma mingis mõttes olen ta juba kirjutanud, aga ma ei ole veel 100% kindel, kas ühesõnaga midagi nagu on, aga ei, ma ikka kirjutan jah, midagi. Kas sul on niimoodi, et kui sa nagu, et see kirjutamine on selline läbi elu protsess, et ta otseselt ei ole isegi võib-olla, ma ei tea, ühe raamatu ilmumisega seotud, et see protsess ju läheb edasi, et... Ta läheb edasi, aga ta ikka on seotud ka, see teos on ikkagi nagu ka tervik, et algus ja lõpp ja... Et ta on ikkagi siuke etapp, et raamatu kirjutamine on. Ja. Aga ta lõpebki tegelikult selle raamatu avaldamisega. Isegi juba ilmumine on veel natuke sealt edasi, aga siis, kui seda juba oled täiesti käest ära andnud, kõik enam nüüd muuta ei saa, siis ta on lõpetatud. Enne ei ole, enne ta on ikkagi veel avatud projekt. Et enne ei saa öelda, et see on valmis. Et sellega saab veel kõike teha. Kas korteris on teistmoodi kirjutada kui majas? Ei, see on, Pole vahet? Tähendab, alati on vahet, aga seda on võimatu öelda, kus see vahe tuleb, kas sellest, et nüüd on eks teine aeg, teine aasta, ma olen vanem, see on vahe.
ja mis ma olen juba teinud ja kirjutanud, ühesõnaga ühtepidi see on nagu sarnane igal pool, ega lõpuks seal kirjutamiseks polegi nagu eriti midagi vaja. Mingisugune laud ja et keegi liiga ei segaks ja ongi kõik, kas on korter või maja või sama mingi kuurialune. Liiga külm ei tohi olla, liiga kuum, et ei seal ega need korterid ega majad ei kirjuta. Okei, ma lõpetuseks küsin, mis on elu mõte? Ma vist küsin seda endalt, ma ei tea, kas ma küsingi enam. Et see tundub kuidagi nagu täiesti võõra küsimusena. Ja samas ma saan täiesti aru sellest küsimusest kui niisugusest, aga mul ei ole sellele vastust, sest kuidagi see elu on ikkagi nii palju suurem, kui mis tahes vastus oleks. Ja ma ei usu, et see elu mõte saaks muidu selguda kui elamise käigus. Et see ei saa olla nii, et nii, nüüd on mul see mõte teada, siis on see elu läbi. Ja tundubki, et kas see vastus võib olla ajas pidevalt muutuv või siis on ta ikkagi ühtlane, aga sinu, või ma ei tea, see, kuidas sa mõistad seda küsimust muutub või? Ma arvan, et see vastus on, võib-olla iga ühe jaoks, ma ei tea, kas see on universaalne, aga vähemalt minu jaoks ta on kuidagi nagu algusest peale olnud olemas, lapsest peale, ma olen kogu aeg seda teadnud, aga samas ega ta mul käes ei ole. Ta on nagu ikkagi sellise aimusena. Võib-olla isegi lapsena ma teadsin paremini. Siis ta oli selgem, aga eluga ta pigem on läinud ähmasemaks, aga mul on siiski teadmine, et ta on. Ja et mul oleks nagu võimalik teada saada. Ja see on ka see, mis paneb edasi elama. Sellega lõpetamegi. Aitäh sulle, Tõnu, et tulid. Palun. Eesti Esu.